Tere! Terve! Mida? Mitä? Kuule! Ei oo! Sugulainen! Olgu, eesti ja soome keel on sarnased. No, pole vist kellelegi üllatus. Võib-olla oled isegi kuulnud, et need on sugulaskeeled. Aga kas sa teadsid, et eesti keelel on veel väga palju sugulasi? Soome ja eesti keel kuuluvad nimelt sellisesse keelkonda nagu uureli keeled. Ja selle osaks on selline haru nagu soome-ugri keeled. Sinna kuuluvad veel Lõuna-Eesti, Liivi, Vadja, Isuri, Karjala, Vepsa, erinevad saami keeled, mordva keeled ehk ersa ja moksa, mari keeled, permi keeled ehk komi-jõud-murdi ja siis veel ungari, handi ja mansi keeled. Keelkond tähendabki omavahel suguluses olevate keelte rühma. Keelte sugulust kujutatakse keelepuuna. Ei, mitte selline puu. Ei, mitte ka selline. Jah, selline keelepuu. See on nagu keelte sugupuu. Kunagi on olnud üks soome-ugri algkeel, kõigi tänapäeva soome-ugri keelte esivanem. Teadlased arvavad, et seda räägiti umbes 4000 aastat tagasi Venemaal, Volga ja Kaama jõgede ääres Uureli mäestikust läänes. Näiteks meie sõna silm kõlas selles algkeeles umbes nagu šilme või midagi sellist. Aga ajapikku see rahvas, mis seda keelt kõneles, rändas erinevatesse paikadesse ja nad ei puutunud enam omavahel kokku ja nende keeled hakkasid vaikselt muutuma. Ühtedel hakkas sõna algus kõlama veidi teistmoodi, näiteks silm, teistel aga sõna lõpp, et shin või midagi sellist. Ja mida aeg edasi, seda erinevamaks need keeled muutusid. Algkeelest hargnes uusi keeli ja nendest omakorda veel uusi keeli. Ja nüüd mitu tuhat aastat hiljem on meil palju keeli, mis on üksteisest nii erinevad, et peale vaadates ei pruugi kohe arugi saada, et nad on sugulased. Who are you? Näiteks eesti keeles on meil silm, aga ungari keeles on silm hoopis žem ja mari keeles šintsa. Kusjuures just see silm on selline sõna, mis peaks meil kõigil sarnane olema ja teised sõnad on ungari ja mari keeltes meile hoopis võõrad. Keelte põlvnemist võib võrrelda sellega, kuidas loomaliigid üksteisest põlvnevad. Nii nagu ühe keelkonna keeltel on ühine algkeel, siis näiteks kõigi tänapäeva koerte esivanem oli hunt. Temast arenesid siis, need tüübid. Mõtleme korra päris sugulaste peale. Vennad on ju tavaliselt hästi sarnased, on ju? Saad kohe peale vaadates aru, et nad on sugulased, eks? Aga nõpud? No juba natuke erinevamad. Veel kaugemad sugulased. No siis läheb juba keeruliseks. Samamoodi on sugulaskeeltega. Näiteks soome keele puhul mõtleme meie eestlased kohe, et see on nagu eesti keel. Tulge meile Eestisse, meil on palju ruumi ja pole üldse halbu lapsi. Kuule, ruumis on soome keeles laip ja halba on odav. Igal juhul, soome keel kõlab sarnaselt, sest see on meile lähedane sugulaskeel. Aga näiteks ungari keel on kauge sugulane. Sellega on meil väga vähe sarnasusi. Väidetavalt on ainult üks lause, mille ungari keeles saab koostada, mis on eestlasele enam-vähem arusaadav. Eleven hal uskala vis alat. See pidavat siis tähendama elav kala ujub vee all. Muuseas, need sõnad, mis on kõigile soome-ugri keeltele ühised, puudutavad eelkõige vett ja kalapüüki. Ehk siis need on pärit kiviajast, kui teedeks olid jõed ja toiduks kalad. Kokku on selliseid ühiseid sõnatüvesid ligi 200, näiteks kala, tuli, lumi, luu ja puu. Oota, aga miks siis inglise keel ei ole eesti keele sugulane? Meil on inglise keelega ka sarnaseid sõnu, näiteks lamp ja lämp, lift ja lift, direktor ja director, professor ja professor. Asi on selles, et need sõnad on eesti keelde laenatud, aga eesti ja inglise keelel ei ole ühist esivanemat. Kui kahel inimesel on heledad juuksed, siis see ju ei tähenda, et nad on omavahel sugulased. Samamoodi ei piisa keelte suguluseks sellest, et mõned sõnad on sarnased. Tegelikult on sugulaskeelte vahel palju sügavamad sarnasused. Näiteks eesti ja soome keeles on lisaks sõnavarale ka väga sarnased käänded ja tegusõnade lõpud. Aga jätame selle keelte vahel suguluse määramise keeleteadlaste hooleks. Muide, inglise keel kuulub hoopis teise suurde keelkonda, Indo-Euroopa keelkonda, kuhu kuuluvad veel sellised keeled nagu saksa, prantsuse, itaalia, hispaania, kreeka, vene, poola, norra, taani, rootsi, läti, leedu ja ka hindi keel.
Ja selliseid keelkondi ehk keelterühmi, mis on omavahel suguluses, on maailmas veelgi. Mis aga puutub soome-ugri keeltesse ja rahvastesse, siis nad on tänapäeval levinud päris laial alal. Saamid Skandinaavia põhjaosas, soomlased Soomes, ungarlased Ungaris ja selle lähiriikides, liivlased Lätis, eestlased Eestis, vadjalased, isurid, karjalased ja vepslased Loode Venemaal, udmurdid, marid, mordvalased Kesk-Venemaal, komid Põhja-Venemaal ja handid ja mansid Siberis. Aga paljud nendest keeltest on väljasuremisohus. Mida see tähendab? See on nagu ohustatud looma või taimeliikidega. Keel sureb välja, kui ei ole enam kedagi, kes seda keelt emakeelena kõneleks. Näiteks vadjalasi oli 150 aastat tagasi veel rohkem kui 5000 inimest, aga nüüdseks on neid järel alla 100. Liivikeelega on üldse nii, et 2013. aastal suri viimane inimene, kes kõneles liivi keelt emakeelena. Õnneks on nüüd liivi keelt jälle hakatud lastele õpetama, nii et liivi keelel on võib-olla isegi lootust. Kunagi ammu olid Venemaal ka sellised soome-ugri rahvad nagu merialased, meščeralased ja muuramlased, aga neist pole tänapäeval enam mitte midagi järel. Kuidas see siis juhtub, et üks keel välja sureb? Ajaloos on ka ette tulnud, et mõnda keelt keelatakse rääkida ja oma lastele edasi õpetada ning inimesi sunnitakse rääkima teises keeles. Aga tavaliselt ei hävitata keelt sihilikult, vaid see toimub märkamatult tasapisi. Näiteks vadjakeele kõnelejaid on nii vähe ja enamik inimesi, kes Vadjamaal elavad, räägivad vene keelt ega ei oska vadjakeelt. Ehk siis koolides, töö juures, poes peavad vadjalased igal juhul rääkima vene keelt. Nii et neil ei lähe igapäevaelus vadjakeelt vaja, ehk siis neil ei ole ka mõtet seda lastele edasi õpetada ja niimoodi see keel kaobki. Ajalugu näitab, et oma keelt aitab kõige paremini hoida oma riik. Soome-ugri keeli kõnelevatest rahvastest on oma riik aga vaid Ungaril, Soomel ja Eestil. Teistel soome-ugri rahvastel nii hästi ei ole läinud ning peaaegu kõigi nende keel on ohus või lausa väljasuremise äärel. Need on meie eestlaste jaoks hoiatavad näited. Kuigi eesti keelt kõneleb emakeelena 1 miljon inimest, mis on rohkem kui näiteks udmurte, marisid või karjalasi, siis maailma mastaabis oleme me väga väike rahvas. Ja kui me ise oma keelt ei väärtusta ja ei kõnele, siis ühel hetkel võib ka meiega kehvasti minna. Soome-ugri rahvaid nimetame ka hõimurahvasteks. Sellega mõeldakse seda, et soome-ugri rahvad on nagu meie hõim. Meie homid, noh. Aga ärge palun oma eesti keele kontrolltöös kirjutage hõimirahvad on ju. Hõimurahvaste auks tähistatakse Eestis oktoobrikuu 3. laupäeval hõimupäeva. Samuti toimub oktoobrikuus festival Hõimupäevad, mille raames toimub palju põnevaid üritusi. Uuri nende kohta lähemalt siit või videokirjeldusest. Nüüd aga, mida me võiksime siit meelde jätta? Sugulaskeeled on keeled, mis kunagi on olnud üks keel, kuid aja jooksul üksteisest lahknenud ning erinevaks muutunud. Eesti keele sugulaskeeled on soome-ugri keeled. Lisaks eesti keelele kuuluvad sinna liivi, vadja, isuri, karjala, vepsa, erinevad saami keeled, mordva keeled, ersa ja mokša, marikeeled, permikeeled ehk komi ja udmurdi ja siis veel ungari, handi ja mansi keeled. Lisaks soome-ugri keeltele on maailmas olemas teisi keelkondi ehk omavahel suguluses olevate keelte rühmi. Mõned soome-ugri keeled on välja surnud ehk neid keeli enam ei räägita. Aitäh vaatamast! Kohtume varsti jälle!